Olukord Lähis-Idas muutus järsult. Praegu otsustasid Katar ja Araabia Ühendemiraadid tegutseda eraldi Ameerika Ühendriikidest ning esitasid Iraanile oma nõudmised, täiesti eirates Donald Trumpi kokkulepet Teheraniga. Katar ajab üldse oma rida ja üha enam tundub, et just Doha saab piirkonna võtmemängijaks, kes vist tõmmata Ameerika Ühendriigid sõtta Iraani vastu. Ja selles saates arutame, miks ma just sellise väite esitan. Kuigi tuleb kohe tunnistada, et selline Katari positsioon võib olla Iisraelile ülimalt kasulik. Samal ajal nõuavad Araabia Ühendemiraadid USA-lt, et nad sunniksid Iraani maksma rahalist kompensatsiooni kogu tekitatud kahju eest. Nad väidavad, et Iraan peab maksma naabritele oma rünnakute eest. Mitte maailm ei peaks looma mingit $300 miljardit suurust investeerimisfondi Iraani taastamiseks. Aga mäng muutub palju huvitavamaks, sest oma kohta tahab saada ka Türgi. Donald Trump teatas, et USA kiidab lõpuks heaks F-35 hävitajate mootorite müügi Ankarale, mida Ameerika Ühendriigid pole aastaid teinud. Täna veenis USA riigisekretär Marco Rubio Pärsia lahe monarhiaid selles, et USA on võitnud sõja Iraani vastu. Ja eriti on kõik endiselt Ameerika poolt garanteeritud. Lõpuks avaldasid USA ja Pärsia lahe riigid täna ühisavalduse Araabia riikide koostöönõukogu kohtumise tulemuste kohta. Ja selles on öeldud, et Araabia riigid nõuavad Iraanilt sisuliselt sama, mida ka Iisrael. See tähendab mitte ainult tuumaprogrammi, vaid ka raketiprogrammi likvideerimist, samuti täielikku desarmeerimist ja Teherani poolse rahastamise lõpetamist kõigile tema proksi jõududele piirkonnas nagu Hezbollah. Ja nüüd ütleb Iisrael, et sellise stsenaariumi korral on ta valmis oma väed Liibanonist välja viima. Ja veel nõudsid araablased USA-lt, et nad tagaksid Iraani kõigi nende nõudmisse täitmise. Vastasel juhul ei eralda nad raha sellele samale $300 miljardi suurusele investeerimisfondile Iraani jaoks, mille Donald Trump lubas oma vastastikuse mõistmise memorandumis Iraaniga. Kuid on veel midagi. On veel üks probleem, mida Trumpil on väga raske lahendada. Küsimus on selles, kuidas tühistada kõik sanktsioonid Iraani vastu, mida on kehtestatud 40 aastat. Ja siin on eksperdid kindlad, et seda on äärmiselt keeruline teha, puhtalt protseduuriliselt. Minu nimi on Aleksei Betši, täna on 25. juuni. Vaatame koos üle Lähis-Ida olukorra praegusel hetkel. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Niisiis, USA riigisekretär Marco Rubio püüdis täna veenda Pärsia lahe riikide monarhe, et USA tehing on kõigile kasulik. Aga kohtumiseni. Sellega ei ole kaugeltki kõik nõus. Eelkõige ei ole nõus Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Eelmisel päeval kohtus Marco Rubio Abu Dhabis Emiraatide juhtkonnaga. Läbirääkimiste käigus kinnitas USA välisminister, et Ameerika kavatseb jätkata Araabia riigi julgeoleku tagamist, mis on Lähis-Ida sõja algusest saadik enim kannatanud Iraani rünnakute all. Päevakorra keskmes olid ka jõupingutused täieliku ja turvalise transiidi tagamiseks Hormuzi väina kaudu. Pärast seda suundus Marco Rubio samuti Kuveiti ja Bahreini, mis samuti said tunda Iraani rakettide ja droonide rünnakute laviini. Nagu teatas USA välisministeerium, oli Lähis-Ida visiidi eesmärk samuti see, et Marco Rubio külastas riike, mis said tunda Iraani rakettide ja droonide laviini. Teavitada liiklasi Iraaniga sõlmitud kokkuleppe kasulikkusest, mis sõlmiti 17. juunil. Siiski osutus Marco Rubio missioon üsna keeruliseks ja tal tuli oma liitlastele väga sageli selgitusi anda. Marco Rubio sattus olukorda, kus Abu Dhabis hakati talle ette heitma Donald Trumpi tehingupuudusi. Emiraadid andsid läbirääkimistel välisministriga mõista, et nad hakkasid talle ette heitma Donald Trumpi tehingupuudusi. Ta peab hüvitama Emiraatidele sõja ajal tekitatud kahju, mida hinnatakse miljarditesse dollaritesse. Esiteks on see otsene kahju, mille hulka kuulub tsiviilobjektide, hotellide, lennujaamade, sadamate ja paljude teiste hävitamine. Teiseks on see kaudne kahju, mida tekitati Araabia Ühendemiraatidele merekaubanduse seiskumisega läbi Hormuzi väina ja mitte ainult. Näiteks investeeringud samasse Dubaisse vähenesid veidi, sest mingil perioodil arvasid inimesed, et seal muutub olukord ebaturvaliseks. Dubai ja Abu Dhabi sadamad on suured kaubandussõlmed, mis samuti kandsid piirkondliku konflikti taustal suuri kahjusid. Ja Emiraadid andsid justkui mõista, et kui Donald Trump arvab, et võib lihtsalt sõja lõpetada, avada Hormuzi väina ja kuulutada, et see on võit,
siis ta eksib väga rängalt, sest Abu Dhabis arvutati kogu sõja vältel kahjusid. Ja nüüd nõuavad emiraadid mitte ainult Iraani karistamist, vaid ka kõigi nende kahjude hüvitamist, mida nad on kandnud. Ja emiraadid ütlevad, me ei saa päris hästi aru, mis rahuleping see selline on, mille tulemusena Iraan ei kanna üldse mingit vastutust. Selle eest, et teie partnerid, Ameerika Ühendriikide partnerid, kandsid nii suuri kahjusid. Veelgi enam, emiraadid nõuavad, et Trump saavutaks Iraanilt rahulepingus punktid, mis fikseeriksid Iraani kohustuse mitte rünnata oma naabreid ja mitte takistada laevade läbipääsu Hormuzi väina kaudu tulevikus. See punkt peab olema kinnitatud ÜRO Julgeolekunõukogu tasandil. Juhul, kui Iraan rikub seda reeglit ja näiteks ründab kedagi või hakkab võtma tasu laevade läbipääsu eest läbi Hormuzi väina, peab tema vastu rakenduma selgelt välja töötatud sanktsioonimehhanism, mitte USA tasandil, vaid ÜRO Julgeolekunõukogu tasandil. Ja kui seda ei juhtu, siis ütlevad Araabia Ühendemiraadid, et siis pole Donald Trumpi tehingul mingit väärtust. Kui USA ei nõustu Araabia Ühendemiraatide selliste nõudmistega, on nad valmis alustama tegevust Iraani suhtes ilma Washingtoni osaluseta. Lisaks nõuavad Araabia Ühendemiraadid ja teised piirkonnaviigid, et rahulepingus fikseeritaks Iraani raketiprogrammi hävitamine. Lisaks sooviksid USA Lähis-Ida liitlased, et Teheran lõpetaks oma proksi jõudude, sealhulgas Hamasi, Hezbollah, Jeemeni Houthide ja Iraagi šiitlike rühmitusse toetamise Lähis-Idas. Siin langevad muide kokku Araabia riikide ja Iisraeli huvid. Nii ühed kui teised soovivad, et Iraan lõpetaks nende terroristlike rakkude rahastamise kogu piirkonnas. Aga siin ei lange Araabia monarhiate ja Iisraeli huvid kokku. Sellepärast, et araablased oleksid Iisraeli väga armastama hakanud. Ei. Lihtsalt sai teatavaks, et sõja taustal moodustas Iraani islamirevolutsiooni kaardiväekorpus Iraagis spetsiaalsed põrandaalused rakud, et korraldada rünnakuid Araabia riikide vastu. Ja need Araabia riigid nõuavad nüüd, et ta saavutaks selle, et Iraan seda ei teeks. Muidu nad ütlevad, vaadake, me anname neile nüüd investeerimisfondi, aga nad ei kuluta seda raha majanduse taastamiseks, vaid kulutavad selle oma relvastusele. Lisaks kasutatakse seda raha nende salajaste rakkude rahastamiseks, mis hiljem ründavad nii Araabia monarhiaid kui ka Iisraeli. Samuti teatatakse, et mõned Araabia liidrid on mures selle memorandumi punkti pärast, mis käsitleb just selle rekonstrueerimis- ja majandusfondi loomist Iraani jaoks, mille suurus on $300 miljardit ja mille eesmärk on taastada Iraan pärast pikaajalisi lahingutegevusi. Ja nüüd öeldakse emiraatides, stopp, kuulake. Ehk siis meie panustame rahaga ja ma rõhutan just sellele fondile, hakkavadki kõik raha koguma. Meie kogume raha, et taastada Iraani, aga kes meid taastab? Meie pihta on ju ka lööke saadetud. Tuletan meelde neid kaadreid. Purustatud lennujaamad, näiteks subtitrid, löögid tiimatorsokile ja nii edasi. Ja nüüd, nagu Araabia riigid arvavad, võivad selle investeerimisfondi ressursse iraanlased kasutada oma sõjalise jõu suurendamiseks. Aga teisest küljest, kas Iraan ei taha maksta naabrite juures tekitatud hävingu eest? On ju tark nõuda endale kompensatsiooni, aga ise ei taha millegi eest vastutada. Lõpuks toimus täna Bahreini pealinnas Manamas riikide nõukogu koosolek, kus Mark Ruby kinnitas piirkonna võtmeriikidele, et Trumpi tehing on kasulik ka neile. Ja nüüd suutsid Araabia riigid oma tingimused läbi suruda. Ja nüüd on Araabia riikide koostöönõukogu kohtumise lõppavalduses fikseeritud järgmised punktid. Edasi hakkan neid loetlema ja analüüsime neid kohe jooksvalt. Ministrid rõhutasid vajadust säilitada ühtsust läbirääkimistel Iraani küsimuses, et takistada Iraanil tuumarelva väljatöötamist või hankimist. Ministrid rõhutasid, et pikaajaline rahu nõuab ka teiste küsimuste lahendamist, sealhulgas Iraani ballistiliste rakettide, droonide ja piirkonna proksi rühmituste programme. See on väga oluline, et Araabia monarhiad sisuliselt kinnistasid selle hetke. See on see, mida Iisrael taotles, kuid mida Donald Trump oma vastastikuse mõistmise memorandumis täielikult kahe silma vahele jättis. Subtiitrid.
Lähme edasi. Ministrid rõhutasid Hormuzi väina avamise tähtsust, kuid lükkasid tagasi kõik tollimaksud, tasud või katsed väina üle kontrolli kehtestada. Seda püüavad praegu Iraan koos Omaniga ellu viia. Muide, Oman teatas sellel istungil, et nemad peavad seda rahvusvaheliseks veeks ja ei soovi seal mingeid tasusid kehtestada. Aga Oman on selles küsimuses väga kaval. Tuletan meelde, et alguses kuulus Oman justkui Ameerika Ühendriikide mõjusfääri, kuid hiljem hakkas ta ajama omaette asju ja pidama läbirääkimisi koos Teheraniga. Ja Timatorzok. Oman kuulus justkui Ameerika Ühendriikide mõjusfääri, kuid hiljem hakkas ta ajama omaette intriige ja pidama läbirääkimisi koos Teheraniga. Ning praegu ajavad iraanlased ja omaanlased samuti mingit oma mängu. Lähme edasi. Ministrid rõhutasid, et kõik kaubandus- ja investeerimissuhted Iraaniga on tingimuslikud ja neid võib igal ajal tühistada. See punkt puudutab seda $300 miljardi suurust investeerimisfondi. Ja araablased ütlesid selgelt, et kui Iraan hakkab vingerbusse tegema, siis ei pane sinna keegi sentigi. Nii et lähme edasi, mida nad siis ütlevad. Need investeerimissuhted sõltuvad sellest, kas Iraan järgib memorandumis ja lõplikus kokkuleppes sätestatud tingimusi, lõpetab oma destabiliseeriva tegevuse ning loob majanduslikuks koostööks vajalikud tingimused. Ministrid leppisid kokku jätkata koostööd Süüria valitsusega ja aidata seda võtmeküsimuste lahendamisel nagu terrorismi vastane võitlus. Põhiteenuste taastamine, investeerimiskliima parandamine ning tingimuste loomine põgenike ja riigisiseselt ümberasustatud isikute vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. Süüria puhul on siin üldse omaette lugu, sest praegu kujuneb olukord nii, et just Süüria võimude õlgadele langeb küsimus Hezbollah probleemide lahendamisest ja investeeringutest. Aga selle juurde tuleme natuke hiljem tagasi. Ministrid kinnitasid oma täielikku pühendumust Liibanoni suveräänsusele, julgeolekule, stabiilsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Sellega seoses tervitasid nad jätkuvaid kahepoolseid läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni vahel Ameerika Ühendriikide vahendusel, mille eesmärk on luua tingimused pikaajalise rahuleppe ja julgeolekuleppe sõlmimiseks kahe riigi vahel. Ministrid kutsusid üles kõigi Liibanonis tegutsevate proksirühmituste, eelkõige loomulikult Hezbollah, täielikule relvitustamisele ning Liibanoni riigi jõumonopoli taastamisele. See on samuti ülioluline punkt, sest see rõhutab, et kogu piirkond toetab täielikult Iisraeli ideed, kuna Iisrael ütleb, et kui Hezbollah ega neid proksirühmitusi ei ole, siis jääb alles ainult Liibanoni armee. Siis ei teki probleeme, me ei hakka omavahel sõdima. Ja Iisrael ütleb otse, et meil ei ole küsimusi Liibanoni kui riigi suhtes. Liibanoni rahva suhtes on meil 0 küsimust. Liibanoni võimude suhtes on meil ainult 1 küsimus. Eemaldage Hezbollah. Ja siis pole küsimusi. Lähme edasi. Ministrid, ma pean silmas Pärsia lahe riikide ministreid, kinnitasid oma toetust Donald Trumpi terviklikule plaanile Gaza sektori konflikti lõpetamiseks. Ministrid hindasid positiivselt president Trumpi avaldust, et USA on läänekalda annekteerimise vastu. Nad rõhutasid, et edusammud Gaza taastamisel ja Palestiina administratsiooni reformimisel loovad tingimused usaldusväärse tee kujunemiseks Palestiina enesemääramisele ja riiklusele. See on väga pikaajaline perspektiiv. Ministrid kinnitasid, et kedagi ei sunnita Gazast lahkuma ning need, kes soovivad lahkuda, saavad vabalt tagasi pöörduda. Tegelikult langevad väga paljud punktid kokku sellega, mida Iisrael ootab. Näiteks nõuavad kõik riigid, et Iraani terroristlikud rakud, nagu Hezbollah, Hamas, Jeemeni hutid ja šiitlikud rühmitused Iraagis relvitustataks ja nende rahastamine lõpetataks. Ja täna Iisraelis lubati vägede väljaviimist Liibanonist, kui Hezbollah tõepoolest laiali saadetakse ja relvitustatakse. Aga etterutates ütlen, et lugu Liibanoni kohta on palju huvitavam. Ameerika Ühendriigid ja Türgi valmistavad praegu Süüriat ette Liibanoni probleemi lahendamiseks. Näiteks Süüria relvajõud koondavad järk-järgult vägesid Liibanoni piirile ning piiril endal hakati äkitselt miinivälju eemaldama. Võiks ju küsida, milleks seda vaja on. Varem teatas Donald Trump, et just Süüria võib lahendada Hezbollah probleemi Liibanonis ning Iisrael võib taanduda oma territooriumile. Ja eelmisel päeval kohtus Trump taas Asharaga, Süüria presidendiga, aga sellest räägime juba siis, kui faktid on olemas. Naaseme Pärsia lahe riikide juurde.
tundub, et Katarist saab üks võtmejõude piirkonnas. Katari peaminister Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani ütles intervjuus Financial Timesile, et Lähis-Ida vajab uut kollektiivse julgeolekusüsteemi, mis hõlmaks ka Iraani. Edasi tsitaat. Osa sellest, millega me praegu piirkonna riikidena tegeleme, seisneb piirkondliku julgeolekusüsteemi loomises meie ja Iraani vahel. Loodame, et see viib tulevikus ka majandusliku koostööni meie kõigi vahel, et taastada piirkonna stabiilsus. Tegelikult alustas Katar oma läbirääkimise eesmärgiga kaasata Iraan ühtsesse julgeolekusüsteemi, kuid kuidas Doha seda saavutada soovib, pole veel selge. Kuigi juba mitu päeva ringleb internetis see foto ja see foto paneb mõtlema, kes tegelikult ajendas Ameerika Ühendriike Iraaniga avalikku sõda alustama. Sellel fotol on teine inimene Ameerika võimupüramiidis, ehk siis Euroopa omas. Ameerika Ühendriikide asepresident J.D. Vance kirjutab vastastikuse mõistmise memorandumit Iraaniga, sisuliselt Katari peaministri, sellesama Al Thani dikteerimisel. Jah, fotol on seesama Al Thani, kes praegu lubab uut julgeolekuarhitektuuri piirkonnas, mis hõlmab ka Iraani. Muide, Al Thani kirjeldas väga lahedalt oma suhtumist praegusesse olukorda, kommenteerides seda investeerimisfondi teemat Iraani jaoks $300 miljardi ulatuses. Ta ütles otse, tsiteerin. $300 miljardi suurune summa, mis on kavandatud Iraani jaoks mõeldud oletatava investeerimisfondi jaoks, on lihtsalt ambitsioonikas. Aga meie eesmärk on Iraani õitseng ja selle majanduse kasv ning meie investeeringud on alati põhinenud ja põhinevad ka edaspidi ainult ärilistel otsustel. See tähendab, et see on maksimaalselt pragmaatiline lähenemine. Me ütleme, et kui õnnestub nendega kokku leppida, kaubelda, majandust arendada ja lisaks veel tagada piirkonna julgeolek, siis on see üldse suurepärane. Me anname endast kõik, et Iraan oleks meie orbiidis. Samal ajal astub areenile siiski Türgi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon kavatseb lõpuks heaks kiita 10 reaktiivmootorite müügi Türgile $100 miljonite eest. Vaatamata osa Ameerika Ühendriikide kongressi liikmete vastuväidetele, sellest teatab Reuters viidates 4 olukorraga kursis olevale allikale. Tehing saab olema žest Ankarale enne NATO tippkohtumist, mis toimub juba järgmisel kuul Türgi pealinnas. Nii et General Electricu toodetud mootorid on mõeldud Türgi esimesele omaarendatud hävitajale, Kaan. Projekt, mis käivitati juba 2016 aastal Ankaras iseseisvuse tugevdamise jõupingutuste raames kaitsevaldkonnas. Ühe allika andmetel ületab paketi maksumus $700 miljonit. Ja tegelikult saab see mootorite müük olema suur läbimurre. Märgitakse, et Washingtoni ja Ankara suhted jäävad Trumpi ajal üldiselt soojaks. Kuid neid varjutab pikaajaline vaidlus Türgi F-35 hävitajate programm, ist väljaarvamise ja sanktsioonide kehtestamise üle pärast seda, kui Türgi ostis Venemaa varuosi. Sanktsioonid S-400 kohta, mida USA peab ohuks oma julgeolekule. Ja kui te mäletate, on see väga vana lugu. Ameeriklased ütlesid Türgile otse, et loobuge neist S-400-dest ja siis saate osaleda F-35 programmis, sealhulgas nende lennukite tootmises. Muidu oleks väga kummaline, et Türgi territooriumil oleks nii kaasaegne Ameerika F-35 hävitaja kui ka sama õhutõrjesüsteem S-400, Venemaalt, ehk siis otse vaenlaselt. Nii, ja Recep Tayyip Erdogan oli sellele kaua vastu. Ja just, Recep Tayyip Erdogan oli sellele kaua vastu. Vastates küsimusele mootorite, F-35 programmi ja NATO tippkohtumise plaanide kohta Ankaras, ütles Trump, ma ilmselt teen midagi, mis neile väga meeldib. Ja nüüd ei kiitnud esindajatekoja välisasjade komitee suurima demokraatide fraktsiooni esindaja Gregory Mix New Yorgi osariigist seda tehingut heaks. Mitteformaalse ülevaatuse raames süüdistas ta Trumpi administratsiooni selles, et nad ei ole heas usus püüdnud kongressile selgitada müügi tagajärgi kahepoolsetele suhetele ja S-400 teemal. Varem ütles USA suursaadik Türgis Tom Barak, et Ankara valmistub loobuma Vene S-400 süsteemidest, sisuliselt need vanametalliks lõikama ja minema viskama. Selleks, et avada endale tee F-35 ostmiseks
ja et need küsimused võivad olla lahendatud järgmise 4 kuni 6 kuu jooksul. Kui Türgi selle tõesti teeb, saab F-35D ja veel ka mootorid oma moodsaimatele hävitajatele, siis hakkab juba Türgi esitama oma pretensioone juhtrollile Lähis-Ida piirkonnas. Seetõttu on Raja Bataipa Erdoganal kõik võimalused konkureerida Katariga piirkonna esikoha ja juhtrolli pärast. Aga saate lõpus tahan märkida üht väga olulist asjaolu, mis puudutab just sanktsioonipoliitikat Iraani vastu. Näiteks praegu väidavad paljud eksperdid, et Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide sasipundart on väga raske lahti harutada. Isegi kui Teheran saab USA poolt välja kuulutatud 60-päevasest sanktsioonide leevendusest mitmemiljardilise kasu, ei õnnestu üle 40 aasta kehtinud sanktsioonirežiimi kiiresti täielikult tühistada. Nende sanktsioonidega on seotud liiga palju juriidilisi, poliitilisi ja kaubanduslikke aspekte. Ja võtmeküsimus on, kas USA ja Iraani vaheline raamkokkulepe annab püsiva majandusliku efekti, arvestades sanktsioonirežiimi tühistamise keerukust, mis hõlmab nii Ameerika seadusandlust, ÜRO Julgeolekunõukogu rahvusvahelisi meetmeid kui ka erasektori riske. Ma lihtsalt märgin, alates 1979 aastast, kui Teheranis kehtestati islamirežiim, on ÜRO, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liit kehtestanud kaubandusembargoid, külmutanud Iraani kontosid ning kasutanud muid piiravaid meetmeid, et sundida Teherani lõpetama tuumaprogrammi, inimõiguste rikkumised ja piirkondlike relvarühmituste, sealhulgas Hamasse, Hezbollaha, Jeemeni Houthide ja Iraagi šiitide toetamise. Ja vastavalt 14 punktist koosnevale vastastikuse mõistmise memorandumile, mille allkirjastas eelmisel päeval Donald Trump, peab Washington hakkama tühistama kõiki neid sanktsioone, mis kehtestati, tuletan meelde, alates 1979 aastast. Nüüd on Trumpil 60 päeva ehk kuni 21 augustini, et need sanktsioonid tühistada. Vastasel juhul ei tule täisväärtuslikku rahulepet. Ja isegi kui ülejäänud sanktsioonid tühistatakse, tähendaks see olulist pööret USA Lähis-Ida poliitikas, mis on pikka aega olnud suunatud Iraani mõju piiramisele ja ajatollade režiimi rahalisele lämmatamisele. See protsess saab olema väga keeruline, sest osa sanktsioonide tühistamiseks on vaja täitevvõimu otsust. Teiste puhul on vaja USA kongressi luba. Lisaks on vaja tihedat koordineerimist ÜRO ja riikidega, kes on kehtestanud omaenda sanktsioonid. Näiteks Euroopa Liit juba ütleb, ajatolla kuula, sa oled meid väga palju solvanud. Nii et meil on eraldi sanktsioonid, mida me oleme Iraani vastu kehtestanud. Me jälgime ja mõtleme veel, kas oleme valmis neid tühistama või mitte. Sa oled muidugi tubli, sa oled juba Iraanile sanktsioonide tühistamist lubanud, aga kas me ikka tühistame need? Pole kindel. Näiteks, kas Iraan ühendatakse tulevikus uuesti SWIFT-süsteemiga? See on väga suur küsimus. Tuletan meelde, et SWIFT-i peakorter asub Euroopas. Ja ilma Euroopa Ülemkogu otsuseta ei toimu mingit uuesti ühendamist SWIFT-iga kunagi. Ehk nagu te aru saate, on see väga keeruline sanktsioonide sasipundar. Ja jutt ei käi ainult täitevvõimu määrustest, vaid ka sanktsioonidest, mida ei ole kehtestanud ainult USA, mitte ainult kongress, mitte ainult seadusandjad, aga ka ÜRO tasandil, Euroopa Liidu tasandil ja isegi üksikute ettevõtete tasandil. Nüüd tuleb neile selgitada, et te võite Iraani turule naasta või et Iraan võib teiega koostööd teha. Kas ettevõtted on valmis selleks kõigeks? Naasta Iraani turule või Iraan võib teiega koostööd teha. Kas ettevõtted on valmis selleks kõigeks? Ma jätan selle siinkohal lõpetamata. Kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha, tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.